mis sinu jaoks heast DJ setist teeb hea DJ seti? Kas ma mõtlen, et kuidas seal suhestuvad see tehniline miksimisoskus, see muusikavaliku oskus, ma ei tea, publikuga suhtlemine või? Jah, siin on jälle nii palju neid momente, millest võib kõigest eraldi rääkida, aga alustuseks võiks küll olla need oskused, sest DJ amet on ju ära lörtsitud nüüdseks ikkagi totaalselt. Ütleme, kui veel, ma ei tea, 15 aastat tagasi ma jäbenud öelda, et ma olen DJ, siis nüüd mul on piinlik, eks ju. Kui keegi tutvustab mind kusagil, DJ, ma nagu sest et see on nii ära lörtsitud, sellest on saanud jah, mingisugune et see paljusti sai ka alguse sellest, et ei peetud seda nii-öelda tehnilisi oskusi enam millekski. Et see selekteeris kohe nagu suurema hulga neid üritajaid sealt ära. Ja siis tuli sünknupp. Aga täpselt, ja samas, mis see minu asi on, selles mõttes, et pole minu asi kobiseda, et iga inimene, kes tahab, võib see teha ja las teebki. Ja jumal tänatud teevad. Ja iga inimene ongi DJ. Mitte, et jumal on DJ, vaid tõesti, kes tahab, see on DJ ja that's it. See ei ole mingisugune paganama kõrgushüppe, eks ju, et kui sealt üle hüppas, see ei ole kõrgushüppe ja olen küll, okei. Et samas nagu suva, lihtsalt mina ei taha liiga palju sellega enam seotud olla, ehk siis DJ võiks osata mängida, et see on juba, see on, ütleme vist see põhialus, et see set tõenäoliselt on hea. Sest kui ta mängida ei oska, siis tal võivad ju head lood olla, aga kui ta neid ei oska mängida, siis see ei ole hea. Pool on, ütleme, puudu siis. Ma isegi varasemalt mõtlesin, et üle poole. Sest teinekord oli, see oli selline periood DJ-induse ajal, et isegi kui mängiti muusikat, mis ei olnud nii hea, aga teda tehti hästi, siis see oli väärtus. Sükst asja eksisteeri enam. Mis oli tegelikult nagu iseenesest päris huvitav, et nagu oskused olid nagu nii tähtsad. See on hea, siis see lugude valik muidugi, see publiku lugemisega on nii ja naa, et mulle ikkagi meeldivad need julged nii-öelda DJ-d, kes ikkagi mingisugused nii-öelda tripi sellest oma setist teevad. Ja selle tripi sisse kuulub alati, ma arvan, et seda juttu räägib sulle iga vähegi legendaarsem DJ, et sul peab olema need mehed või naised, kes mängivadki, eks ju, öö läbi. Ta on näiteks resident kusagil, veel parem, kui ta on oma klubi ehitanud. Sest ta on põhimõtteliselt nagu kodus, teha seal, mis ta tahab. Sest algselt tegelikult mingi Dave Mancuso ala niimoodi tema New Yorgi peod alguse saidki, et see toimus tema paganama katusel või siis tema katuse korteris, eks on need peod, kus käidi tantsimas selle muusika järgi, mida tema neile mängis. Aga ühesõnaga see üks asi, mis ühe öö jooksul peab olema, seal peab olema kindlasti moment, kui sa tühjendad põranda. Seda räägib sulle igaüks ja ma olen ise ka väga ammu sellest aru saanud. See ongi täpselt, et sa ja siis hakkad jälle uuesti ehitama. Et see ei ole lihtsalt nagu mingi niisama mingisugune poos, vaid see ongi see, et sa mõtled selle muusika peale, mida sa mängid, kuidas sa mängid, millal sa mängid. Ja tuleb meelde Chris Rhythm Doctor, kellega me Mutant Discot siin 20 aastat tegime, käisin tal Londonis külas, käisime temaga plaadipoodides
plaate ostmas ja siis jõudsime koju, mida ta hakkas tegema, ta hakkas neid kohe kasseti peale salvestama, mis sa teed? Panen kassetile ja siis kui lähen linna peale, saan kuulata, mis sa neid kuulad, sa hakkad ju mängima, ja enne kui mängima hakkama, ma pean nüüd lood selgeks saama. Ma avasin, okei. Sest mul on küll ja küll endal, et ma olen mingi loo osu, ma tean, näiteks kas või poes, kui see on väga hea. Ma ei ole isegi läbi kuulanud. Ja see näitab, eks selle pühendumise nii-öelda astet, eks, et sa pead igat oma lugu põhimõtteliselt teadma ja sa ei mängi midagi juhuslikult ja kui sul on oma publik, eks, siis mis on ka hästi meeldiv asi, kui sul on oma publik ning seal on tekkinud nagu mingisugused eeldused sulle, siis on tekkinud mingid hitid ja siis sa toodki nagu uue hiti või siis arvad, et see on uus hit ja siis näed, et see ei olegi hit ja kõik sellised asjad nagu selle DJ töö juures on tegelikult hästi nauditavad. Et mul tegelikult siiamaani väga meeldib mängida. Ma küll liiga palju ei mängi, aga kui on hea mäng, siis see on võrreldamatu mingi. Ma olen ju bändi teinud, ma olen trummar olnud ja nii edasi. Ja siis artistid räägivad, laval, seal ma ärkan ellu. Te ei ole kunagi ühte korralikku DJ-setti teinud, kus te olete, ma ei tea, 5 tundi järjest plaate mänginud. Et räägime siis, nad ei tea, mis see ongi. Ja siis ma siin mängisin ka ühel diskol plaate räägivad, see ei ole see. On, aga ikka ei ole ka, et see on nagu selline maraton nii-öelda. Juhan Ulsak mulle üks päev rääkis, et ta oli vanasti hästi kade meie peale, et kuradi tüübid, et meie need DJ-d siis, et mingi terve öörais kojavad seda inimesi enda käes. Mina pean etenduse tegema, põhimõtteliselt uksed lukku panema ja siis nad vaatavad ja kuulavad mind. Aga see jutt algas just sellega, et ma rääkisin teile, kurat, ma nii kadestan teid, kuradi näitlejaid. Et inimesed tulevad, istuvad, et lähe kusagile, ainult sina oled ja ainult sinnad kuulavad. Siis ma olen vastupidi vaadanud, teie kuradi tüübid, terve öö hoiate inimesed enda käpa all, raisk kadedaks teeb. Et tegelikult, jah, see DJ-indus on ise selles mõttes ikkagi nagu päris lahe. Eesti esu.